Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna on meil saates teine raamatupidaja, virtuaalne assistent ja digiturvalisuse entusiast Triin Pärn. Tere, Triin! Tervitused, vägev on ise ka olla täna siin grupis rääkimas ja tõepoolest aitäh Margarita, et kutsumast ja nii on, olen raamatupidaja viimased 10 aastat, kohe pärast keskkooli hakkasin õppima ja siis nüüd viimane aasta olen ka lisaks assisteerinud kliente, sest ma nägin raamatupidajana, et tihtilugu on klientidel, kes on raamatupidamisega minu juures, neil on neid tegevusi, mida nad peavad tegema nii palju, et tahaks end ka aidata, et nad saaks päriselt keskenduda põhitegevusele. Ja teenusepakkujana on väga oluline siis turvalisus, et kuidas ma neid andmeid kaitsen. Ja siis ma vaatasin, et sellega on natuke kehvasti, et inimesed kasutavad lihtsalt samu paroole, tihtilugu igal pool, kaasne autentimine puudub ja siis mõtlesin, et kuidas siis jõuda rohkemate inimesteni, et ma hakkan lihtsalt levitama infot, et inimesteni jõuaks see laiemalt. See on nii tänuväärt tegemine, et sa oled selle enda hõlma alla võtnud, et mitte ainult raamatupidamise poolega, vaid sa aitadki assistendina ja ka ütleme selle digiturvalisuse poole pealt, et sa aitad seda teadlikkust tõsta, sest see tegelikult on väga suur kitsaskoht, sellest hästi palju räägitakse, aga millegipärast ikka need asjad jäävad tegemata. Tavaliselt on nii, et see ei puuduta seni, kuni endal on tulekahju käes, ehk siis enda kontosse on häkitud sisse ja siis hakatakse alles mõtlema selle peale, et oi, midagi peaks vist muutma. Et just minu eesmärk on just ennetada seda, et me ei peaks tegelema tulekahjude kustutamisega. Aga ma alustan meie laivi siis praegu sellega, et räägi, kuidas sinust üldse ükskord kunagi ettevõtja sai? Mis sind tõi ettevõtluseni? Lugu on väga lihtne. Teate küll seda ütlust, et käbi kännust kaugele ei kuku. Nii ka oli minu puhul. Nimelt on minu ema raamatupidaja olnud juba 20 aastat. Ja see oli kuidagi nii lihtne, et lähed kuidagi temaga tööle, siis lähed toksid need ostuarveid alguses, sest see on nii imelihtne. Paned pangad kokku. Siis ma mõtlesin, et mulle meeldib see, miks mitte jätkata pärast keskkooli siis seda sama asja. Läksin õppima ja nüüd see ongi kuidagi selline nii osa minust, et kuidagi ilma ettevõtluseta ma ei näeks isegi enda elu enam. Nii põnev. Ja nüüd sa oled ju, võib-olla ma valetan, aga ütleme kuskil aasta aega oled sa virtuaalassistendina ka lisaks tegutsenud. Milliseid ülesandeid sina virtuaalassistendina täna täidad? Tegelikult on niimoodi seinast seina, et kujundamist ma ei tee. Ma alguses mõtlesin nii, et pakun kõike kõigile, nii nagu ikka, et, et lööd selle laia käega, aga tegelikult on nii, et kui sa oled mingis asjas hea, siis jää sinna või tekita endale selline oma meelistegevustes selline professionaalsus. Ja mulle väga meeldib abistada sotsiaalmeediaga, postitada materjali, klient annab tähendab info, mina siis levitan seda infot, näiteks tuleb üritus, siis jagan Facebooki gruppides, et selline nähtaval olemine. Siis on sellised brainstormingud, et mida me teeme selleks, et üks koolitus edukalt läbi viia. Ja need on sellised põhilised asjad, et ja kui klient ütleb, et mul on vaja infootsingut, siis me teeme infootsingu, et ma ei pane niimoodi kätte ette, et ma nüüd seda üldse ei tee, aga ma enam ei paku niimoodi laialdaselt näiteks kujundamist alguses tegin, et see on selline reha, mille otsa mina astusin alguses. Ja no eks see on algusaastatel on ikka või algusaegadel, et siis kui ettevõtlust või mingit uut tegevusel hakkad pakkuma, siis katsud ikka nii-öelda võimalustest haarata, aga lõpuks hakkad juba ise valima. Kes see täna üldse on sinu ideaalne klient? Ma tahtsingi järgmiseks öelda, et alguses pakkusin kõigile ja siis ma sain aru, et mulle meeldivad kindlad ülesanded ja tegelikult kindel sihtrühm ka, sellepärast et ma ise olen 2 aasta lapse ema, mis tähendab seda, et tihtipeale täna hommikulgi meil oli Anu Tähemaga koosolek, laps oli lihtsalt süles, sest et tal sai varem uni läbi ja nii on lihtsalt. Ja siis on nii hea, kui keegi, kellel on ka lapsed olnud, siis ta mõistab seda, et see on täiesti okei. Me ei pea vabandama või siis räägid telefoniga ja siis on taga lapse kisa, see on täiesti okei. Et ma tunnen, et selline koostöö sujub kõige paremini, kui on ka lapsed, ehk siis naisettevõtjad, kellel lapsed. Ja siis mul ongi selline mõnus, et nii raamatupidamise eest võtan hoolt ja ka siis sellised administreerivad ülesanded, mis on vaja teha. Väga tore, nii et sa oled nagu üks
super abiline nii-öelda omast käest võtta, et kes aitab kõik nii-öelda ettevõtjal vajalikud tegevused täna ära täita sisuliselt. Üldiselt on jah, et esimesena võetakse ju raamatupidaja appi ja siis teisalt, et noh, ma siis annan midagi assisteerimiseks ka ära. Aga need on jah kaks sellist olulist asja, mida väikeettevõtja silmitsi seisab enne, kui ta palkab endale kellegi tööle. Raamatupidamist Mhm. ostetakse jah nagu teenusena sisse, aga võib-olla lisatöötaja, kes saab siis täita selliseid administreerivaid ja võib-olla raamatupidamise assisteerimist. Aga jah, Ja väga põnev. Aga võtame siis ette digiturvalisuse ja ma mõtlesin, et ma kõige alustuseks hakkaks pihta sellest teada-tuntud 2FH-st ehk et siis kaheastmeline autentimine. Hästi palju sellest räägitakse, miks see on vajalik ja millegipärast ikkagi on see inimestel tegemata. Mis on need vabandused, mida sina tavapäraselt kuuled, miks see jätkuvalt tegemata on? tihtipeale on kaks põhjust. Kas see puudutab mind? Ma olen lihtsalt tavaline inimene, ma käin tööl, mul ei ole midagi varjata inimeste eest. Siis teine on see, et see võtab lihtsalt aega sisse logimiseks. Et kui sa logid kuskile kontosse sisse, ma pean võtma telefoni, ma pean ära autentima, et see olen mina. Et on selline nagu tüütus ja inimesed pigem ütlevad niimoodi. Ja kahestune autentimine on väga lihtne, kui sa muidu sisened kuskile kontole parooliga, siis see on justkui lisakaitse. Et see on selline Mhm. lisa, et see, kuidas seda nüüd öelda, et sina oled see inimene, kes läheb sinna kontole sisse ja sa võtad oma seadme ja kinnitad ära, jah, see olen mina. Mhm. Kas kaheastmelise autentimisega annab ka vigu teha? Minu teada mitte, aga mida mina iseenesest soovitan, on see, et ei seoks seda kahesmist autentimist enda numbriga, sellepärast et telefon võib kaduma minna. Et pigem kasuta autentimisrakendust, kus saad ükskõik millal ligi. Et kui telefon läheb kaduma, siis vähemalt see parool, millega sa logid sinna autentimisrakendusse, see jääb sulle alles. Et riskide maandamiseks ma soovitan seda. Mhm. Ja kusjuures minul on kaheastmelise autentimisega isiklik kogemus olemas. See on see koht, et õpi teiste vigadest, mitte enda vigadest. Noh, Facebookis kunagi sai see kaheastmeline autentimine tehtud ja see kaheastmeline autentimine oli kuidagi nagu kontode ülene seal, et sa tegid ühe korra ära, siis oli tehtud, oli muretu. Ja Instagramis siis ka ma kunagi, siis kui mul eraisiku konto veel oli seal, siis ma tegin seal ilusti selle kaheastmelise autentimise ära. Kui ma ühel hetkel firma konto tegin, siis mina automaatselt eeldasin, et nagu Facebookis, et kõik on nii-öelda omavahel seotud ja ma ei pea rohkem midagi tegema. Ja see nii-öelda arusaam, et päriselt nii see seal ikkagi ei ole, see jõudis mul siis, kui mul juba kontole sisse häkiti Instagramis. Ja siis ma sain teada, et ma oleks pidanud ettevõtte kontol eraldi kaheastmelise autentimise veel peale panema, et keegi sinna sisse ei saaks. Nii et kui kellelgi on veel ettevõtte konto nii-öelda autentimiseta, siis kindlasti soovitan selle ära teha. Et mina õppisin oma negatiivsest kogemusest. Päris karm selline kogemus, eks ole. õudne tunne, nagu justkui keegi oleks sulle koju sisse murdnud. See oli päris hirmus tunne jah, et see mul võttis sisuliselt terve päeva selleks, et see konto tagasi saada. Muidugi on nagu hullemaid juhuseid, kes ei saa üldse tagasi või võtabki nagu väga kaua aega. Et ma kuidagi üritasin seal nii-öelda võidelda nende häkkeritega, et ma saaks ise jälle sisse ja ma saaks selle autentimise kuidagi peale. Ja see võttis terve päeva ja see närvikulu oli tegelikult tohutu. Ja siis ma sain aru, et vahet ei ole tegelikult, kui suur või väike ettevõtja sa oled. Too aeg mul oli ka Instagramis äkki mingi 300 jälgijat, seda ei ole ju tegelikult üldse palju. Aga kui sa oled ettevõtja, siis sa oled paratamatult häkkeritele palju ahvatlevam, sest et sul on äkki krediitkaardi andmed sinna jäetud kuskile. Just. Margarita tõi väga hästi välja selle, et kui sa mõtled, et ma olen väike tegija, kes see minu asju ikka tahab, siis tegelikult need ongi just saagid, sest väikeettevõtjad mõtlevadki täpselt niimoodi. See ei puuduta mind, mina ei ole nende sihtrühm. Aga tegelikult ongi, et just see nõrk koht. Ja minul oli ka vestlus ühe naisterahvaga, kellel oli 200 jälgijat ja jäi oma kontost sellepärast ilma, et tal ei olnud kaheastmelist autentimist peal. Ja siis, kes praegu meid kuulab ka või hiljem järgi kuulab, siis kindlasti pange enda meiliaadress sellisele lehele nagu Have I been pwned. Ma kirjutan siia hiljem siia kommentaaridesse ka, et te näete, kas teie info on lekkinud. Ja kui info on lekkinud, siis tuleb kohe vahetada enda parool ära, kindlasti kaasne autentimine sisse,
et see on hästi-hästi oluline, mida aeg-ajalt tasub teha, et selline digihügieeni mõttes. Ja kuna me täna räägime miks see on oluline ettevõtjale, siis täpselt samamoodi, Margarita, mina tean, et sinul on ka assistent, ehk siis just sellisel juhul, kui liitub keegi tiimiga, tuleb jagada sissepääsusid ja peame olema kindlad, et see inimene, kellele me jagame seda infot, et tema hoiab neid turvaliselt edasi. Et võib-olla sina hoiad endal kõik asjad paroolihalduris, jagad seda parooli ja siis tema võib-olla kirjutab üldse märkmikusse või telefonis, kus on notes'id ja võib-olla telefon üldse lahti, et Miial ei tea seda. Et see on mõlemapoolne kohustus tegelikult ettevõtjana ise ka küsida, et kuidas sa enda paroole haldad. Ja seda tegelikult ei küsita. Et mõeldakse, et see ei ole nii selline oluline teema, mille tähelepanu pöörata ja samas ka assistendile hästi-hästi oluline ajakulu. Kui näiteks kirjutataksegi paroole chati või meili, mida ma üldse ei soovita, siis sealt selle info otsimine võtab aega. Ja kes selle aja kinni maksab, kas siis läheb assistendi endalt või siis kliendi arvelt, et need on siis 2 hästi olulist vaatepunkte, et nii teenusepakkujale kui ka siis ettevõtjale ja mõlemad peavad tegelikult vastutavad selle eest. Et sest, et lekib, siis on ohus nii rahaline, aga ka mainekahju. Et need on sellised asjad, millega ei tasu riskida. nii ja just, kusjuures mul on olnud juhust ka, kus ma olen nii-öelda näiteks WordPressiga, et ma olen lasknud seal ka, et kui tuleb mõni uus assistent jälle selle 2-aastamelise autentimise peale pann ja mul isegi peaaegu oleks ühe assistendiga peaaegu koostöö lõppenud, sellepärast et tema jaoks tundus nagu segane, et miks ta peab selle 2-aastamelise autentimise panema ja see tundus nagu kuidagi nii tülikas. Aga lõpuks ta ikkagi tegi selle ära, nii et selles mõttes sai kõik korda. Margarita nõudis, õige. ja kusjuures mul oli just WordPressiga seoses alles hiljuti kogemus, mitte nagu isiklik, aga ütleme siis minu hea nii-öelda nagu kolleegiga, kelle kodulehele siis häkiti sisse tänu sellele, et WordPressis tal ei olnud nagu endal ega ka kellelgi teisel ei olnud seda 2-aastmelist autentimist nõutud. Ja siis üks nii-öelda nagu vaikimisi konto, mis sinna oli jäänud, üks tuntud kodulehtede tegija, nimest ei hakka nimetama, kellel ei olnud siis seda 2-aastmelist autentimist seal peal ja läbi tema siis häkiti sinna kodulehele sisse ja siis nii-öelda nagu läkski see leht maha. Et see vist küll ei võtnud nagu väga kaua aega, et see taastada, tugevad IT-mehed oskavad selle ära teha, aga kuna seal oligi see IT-meeskond taga, siis tänu sellele nagu tehti see kiiresti ära, aga et kui oleks ise üksikettevõtjana pidanud selle sama asjaga silmitsi seisma, siis tõenäoliselt nii kiiresti ei oleks sellest jagu saanud. Kas sa paned tähele, Margarita, et sa oled selle väikese aja jooksul, mis me oleme rääkinud, nii palju jaganud enda kogemusi, mis on tegelikult olnud, et kindlasti, kes meid täna kuulab ka, et kas sinul on olnud selliseid kogemusi, selliseid õudseid kogemusi, et keegi on sinu kontole häkkinud või tead kedagi, kellest see on häkkinud, et need on lihtsalt nagu õuduslood ja mõtted, et tegelikult minuga seda raudselt ei juhtu. See on tavaliselt nii, et minuga raudselt ei juhtu. Just. Ja see on nagu hea näide, et tasub enne pöörata tähelepanu, et ennetame. Ja tihtipeale mina näiteks praegu fokusseerin selline 30 päeva, ma teen sellist Instagrami challenge'it, et iga päev postitus ülesse ja jagan siis seal natuke raamatupidamist, natuke assisteerimist ja põhifookus on digiturvalisuse nippide jagamisel ja sellist huvitavatele faktide jagamisele. Et kellel huvi, siis sealt saab sellist mõnusat infot, et saad enda kontot kohe turvaliseks teha ja saad jagada ka infot oma tuttavatele, kindlasti ka vanavanematele tuleb jagada infot, sest ka nemad kipuvad olema meil selline nõrgem lüli. Enamus pettusi algavad õngitsuskirjast, need on need stiilised, ohohoo, oled midagi võitnud siin ja mine tea, oled äkki õhtul väsinud ja klikidki peale ja juba võib-olla laetakse sinu arvutisse läbi selle mingi pahavara, mis kuuleb pealt, vaatab sinu infot, et kõik on reaalsed asjad ja algavadki õngitsuskirjast, et siis emaili kast on ka väga-väga õrn koht. See on väga isiklik ka koht, sinna tulevad meil ainult ju soovitud kirjad, mida meie soovime, oleme ennast kuskile kirja pannud uudiskirjaks näiteks. Ja just. Ja ongi see 2-astmeline autentimine tegelikult on nagu üks osa meie kaitsest, aga see põhirõhk on tegelikult ju digiturvalisusel paroolid. Paroolid, mida meil on kombeks, kas kasutada igal pool samu paroole või selliseid hästi lihtsaid paroole nagu a la parool 123 või koera nimi. Koera nimi täpselt. On siin ütlus, et keegi sai mu parooli teada, nüüd ma pean oma koerale uue nime panema.
ja see ei ole just kõige parem lahendus, ütleme nii. Et oli vahepeal siin Facebookis selliseid loosimänge, et anna teada oma koera nimi ja see on tegelikult väga lihtne võtta seesama inimese profiil, tema meiliaadress ja proovida sisse logida ja panna see looma nimele 1, 2, 3 taha. et oleme hästi tähelepanelikud, mis infot me jagame ja mis paroole me kasutame. Ja siinkohal see ongi kõige suurem asi ja probleem, et inimesed ei suuda mõelda raskeid paroole, mis jäävad meelde. Ja siinkohal tulebki appi just paroolihaldur, mis aitab ka genereerida lisaks hoiustamisele raskeid arvatavaid paroole. Ja just, eks see nende raskete paroolidega ongi tihtipeale tundub, et issand, see ju ei jää meelde ja mis kõik veel ja siis tundubki lihtsama vastupanu tee ju, et ma panen selle mingi parooli ära, ongi tehtud. Just. Oma jälle kogemusest näite tuua. Kunagi läksin uude kohta tööle ja siis seal oli pandud tegu oli ka majandustarkvaraga. Ja siis ka anti nagu hästi keeruline parool, numbrid, tähed, suured, väiksed, algustähed. Jumal, see oli nii keeruline, siis ma võtsin selle lipiku, panin talle rahakotti vahele. et see parool, siis ka see ülemus vaatas, et issand, et kus sa sellega nüüd paberiga lähed, et see tuleb ikka pähe õppida. Siis ma mõtlesin, no hea küll, olgu, kuidagi tuleb siis pähe õppida ja tegelikult see oli nagu ülihea parool, et kui sa selle selgeks said, siis said aru, et tegelikult tõesti võiks igal pool sellised paroolid olla. Just. Ja siin ongi see ka, et võib-olla sa hoiadki peast ühte rasket parooli. Me just räägime siin paroolihaldurist. Paroolihalduri mõte lihtsustatult on selline, et ta on üks selline tarkvara, kuhu saad sisse logida ühe peamise parooliga, mis siis hoiustab kõiki sinu järgnevaid paroole, mis sul seal sees on, mis on raskesti genereeritud. Et kõiki inimestel on väga-väga palju kontosid, mida peab meeles pidama, et nad ei pea neid kõiki väga raskeid meeles pidama, aga üks raske parool paroolihalduri lahti tegemiseks. Et see on selline oluline asi, mida siin kohal kindlasti toonitada, et ei pea kõiki neid raskesti paroole iseenda meeles hoidma. Kas sa oskad meie kuulajatele soovitada äkki ka mõnda sellist paroolihaldustarkvara, mida on mugav kasutada ja võib-olla ka siduda siis kuidagi oma seadmete vahel, nii et see sisselogimine ja tegemine ei oleks jube keeruline? Ma olen proovinud mitmeid. Väga populaarne on kasutada Google Password Manageri. See on inimesed kasutavad seda brauserit kõige rohkem, et sinna on hea salvestada. Siis LastPass, mis on väga tuntud. Ja mina nüüd avastasin viimasel aastal ProtonPassi, mina alguses sain hakkama täiesti tasuta versiooniga ka, aga lõpuks ma liikusin kõik oma asjad Protonisse. Proton on sarnane asi nagu Google, ehk siis tal on selline oma ökosüsteem justkui. Ja seal on ka selline kalender, Drive, paroolid ja ma olen juba aasta aega tegelikult koolitanud inimesi digiturvalisuse teemadel ja ütlen, et paroolihaldur, aga inimesed ei tee seda. Siis tekibki just see, et milline paroolihaldur on kõige parem, millist valida, kas võtan tasulise, et mida inimene vajab ja siis ma sain aru, et ma pean lihtsamaks tegema selle valiku. Ehk siis mina soovitangi ProtonPassi ja ma tegin ka samm-sammulise videokoolituse. Ehk siis saad kohe sujuvalt endale võtta selle kõrvalaknasse lahti ja teha järgi endale ja teha enda paroolimajandus korda. Piia kirjutab nii hästi praegust siia chati, et neid paroole on ju nii palju praegust, mis kõik meeles pidada, et sellistes olukordades paroolihaldur mitte ei ole lihtsalt elupäästja, vaid ta on nagu ka mälupäästja. Täpselt. Nii väga, et Piia on ka siin kuulamas. Oh, nii armas. Ja, nii tore. Aga mis maalt üldiselt need paroolihaldurid muutuvad tasuliseks? Et tihtipeale ongi võib-olla see, et üks asi on see, et nagu ei taha palju paroole meeles pidada ja samas ei nähta ka seda vajalikkust, et miks ma peaks maksma mingi paroolihalduri eest mingit raha, kui ma võiks selle info hoida enda peas või kuskil paberi peal. No jällegi siis me jõuame tagasi oma siia loo algusesse, kus sa rääkisid meile väga palju erinevaid juhtumeid, mis juhtus. Täpselt see ongi see vastus. Me lihtsalt ei suuda need peas hoida, need ei ole turvalised. Me võime sattuda ohvriks, meile rahaline kahju, mainekahju, näiteks oletame teenusepakku, nagu mina olen assistent ja raamatupidaja ja minu käest lekib minu klientide andmed, siis see tähendab potentsiaalselt seda, et ma kaotan oma töö, kaotan oma järgmise kuu sissetuleku järgnevate kuude oma ja ega see maine ka just kõige parem võib-olla ei ole, et näed, tema käest lekkisid need asjad. Mis mulle väga meeldib Protoni puhul on see, et sa saad sinna lisada ükskõik kui palju paroole. Ainuke asi on see, et kaustasi saad teha ainult üks. Ja kui me rääkisime siin just, et paroolide jagamises ka alguses natukene, siis väga mõnus on ProtonPassis jagada parooli.
et nende paroolihaldurite mõte on see ka, et sa saad jagada, kõikidel ei saa, aga näiteks LastPassis saab, aga kui sa hoiad Google'is enda paroole, siis seal sa ei saa jagada neid teiste inimestega. Mhm. Ja vot see paroolide jagamise küsimus oli minul ka üks, mis ma tahtsin kindlasti kuulda, et kui sa võtadki näiteks ühel endal hetkel assistendi või kellegi appi, et kuidas seda siis teha saab üldse või kas üldse saab seda teha selliste paroolihaldurite puhul? Saab küll, see tähendab seda, et sellel vastaspoolel peab ka olema seesama paroolihaldur, et peab endale sinna looma konto, siis saad jagada. Ja kõige mugavam ongi see, et sa näed, kellele sa oled jaganud. Mis tähendab seda, et näiteks oletame, kui teed lähevad lahku, siis sa saad kustutada lihtsalt ligipääsu ära ja vahetada seal keskkonnas parooli ära. Et tegelikult ettevõtjal, väikeettevõtjal, sest et siht on kindlasti saada suuremaks ettevõtjaks, võiks olla see, et ta teeb endale plaani, et sellise turvalisuse plaani, et näiteks inimene, kes tuleb tööle, ta peab kasutama paroolihaldurit. Et nad oleksid, sest et niimoodi kaitseb ettevõtja enda andmeid ja siis on kindel, et ka assistendil on sellega asjad korras, et selline koolitusi võiks olla sisekoolitusi, kuidas seda teha. Selline aega säästvamalt. Ja, no väga hästi. No ma arvan, et mina pean ka minema seda Protonit uurima. Aitäh Piiale ka, kes jagas siia alla chati meile linki selle tasub kindlasti uudistama minna, et mis see endast kujutab ja kuidas siis oma elu lihtsamaks teha, et tõesti ei peaks neid paroole nii palju meeles pidama. Või siis no tõesti, et kui sa kasutad igal pool ühte sama parooli, aga isegi kui see on väga hea parool, siis tõenäoliselt see ka ikkagi ei ole vist kõige parem. No täpselt, mina tegin väga raske parooli, suured tähed, väiksed tähed, kombinatsioon, numbrid. Ja siis ma astusin sellesse ämbrisse, ma kasutasin seda igal pool. Ehk siis ütleme nii, et ma teeksin konto kuskile mingisse väiksesse kohta e-poodi ja nende turvalisus häkitakse, noh, nende andmebaasi häkitakse, need levitatakse seda infot. Siis, kui ma kasutan seda näiteks ka Facebookis ja mul pole kaheastmest autentimist peal, siis on väga lihtne võtta need samad andmed ja logida sisse. Ja vahel on ka nii, et ma isegi ei taha saata pilte oma tuttavatel, sest ma ei tea, kuidas nendel on asjad kaitstud, et võib-olla on Facebook on küll kaheastmine autentimisega peal, aga sisse logitud, aga äkki pole telefonil näiteks ekraani lukku peal. Et tegelikult siuksed isegi väiksed asjad on, et ei ole isegi ekraani lukku peal. No sa pead ju võtma seal lahti, lükkama eest ära kõik, see on nii tüütu, aga noh, see maksab kätte, et tuleb ise teadlik olla tegelikult. Ja ongi hästi oluline koht siin, et kui sina juba tead neid asju, siis kindlasti hari enda lähedasi. Sest et kui sina kontaktis enda lähedastega, siis ka sinu andmed on potentsiaalselt ohus. Ja Elisaveta kirjutab ka, et sisuliselt meil on ju valida, et kas sul on tund aega seda seadistamist, et see paroolihaldur tööle panna või siis määramata aeg nii-öelda oma konto tagasi võitmiseks sisuliselt. Et kui keegi sinna sisse häkib, et kui kaua tegelikult võib aega võtta See on väga see hea konto tagasi saada. See on väga hea punkt, mis Elisaveta välja tõi, et see ajakulu, mis me tegeleme ja siis ka see stress, mis sellega kaasneb. Kas meil on seda vaja? Et võta natuke aega, tee enda see selgeks ja siis saadki seda hakata seda kasutama. Väga mugav on paroolihalduri puhul see ka, et kui sa logid kuskile sisse, saad kasutada seda autofilli, mis tähendab siis automaatne täitmine, et sa ei pea nagu tippima neid raskeid kombinatsioone sisse, vaid juba see brauseri laiendus, mille sa laed endale arvutisse, siis see täidab juba ära need read. Ja kuigi minul on ka mingil hetkel, ma olen ikkagi skeptiline olnud, et täpselt sama nagu see Google Pass või mis ta nimi on. Et ka varem nagu öeldi, et mis sa nagu ikka peast neid toksid, neid paroole, et pane sinna, salvesta sinna ära need paroolid on ju. Ja siis on nagu muretu ja siis mul on ka alati, et et ma võin ju sinna salvestada, aga näiteks kui ma oma arvuti ära kaotan, mul jääb ta kuskil vedelema, siis tegelikult ikkagi igaüks võib ju läbi selle minu arvuti sinna sisse minna. No, siin on teine hästi oluline punkt, kuhu me jõuame, tegelikult neid punkte on väga palju, mis sa Margarita oled välja toonud, neid murekohti, on see, et arvuti võiks ära krüpteerida. See tähendab seda, et keegi tegelikult ei saa sinu arvutisse sisse, sest et seal on ka keeruline parool sisse saamiseks. Näiteks minu tee üldse sai alguse sellest, et ma kohtusin oma kallimaga ja mina mõtlesin, et mul on kõik juba päris hästi ja siis tema tuli, krüpteeris mul kõik need arvutid ära ja välised kõvakettad ka. Mul juhtus selline lugu, et me läksime Poola ja mina mõtlesin, et ma võtsin kogu oma nii-öelda digitaalse sellise, kõik fotod ja asjad oma mälupulgal kaasa ja ma ei suuda lihtsalt leida seda.
ja siis mul oli nii hea meel, et et ta need ära krüpteeris, et vähemalt keegi ei pääse minu piltidele ligi, mis mul on mingi 10 aastat juba olnud nagu ajaloole. Ja õnneks juhtus nii olema, et see kõvakedes jäi ikkagist Tallinnasse, Eestisse, et ma ei kaadanud seda kuhugi tee peale ära, aga hästi oluline õppetund oligi see, et tuleb kõik asjad endale ära krüpteerida, et ei oleks võimalik sisse saada. Mälupulgad samamoodi, et mälupulgad sa trükkad läbi sisse, et see oleks ka lukustatud. Ja aitäh Piiale ka, kes oma kogemust jagab, et tema ostis lapsele uue telefoni ja sidus siis selle telefoni enda kontoga. Ja siis ühel hetkel avastas, et tema meilil läksid kõik lapse telefoni ka, et laps ka kõike seda nägi, mis temal seal siis oli. Nii et ka selliseid asju võib ette tulla ja juhtuda. Ja mille peale ongi, et võib-olla me ei mõtlegi enne. Enne kui on käes. Tavaliselt on nii, sest et ma olen ka siin Facebooki gruppides erinevates ja siis tihtipeale ongi see, et ma jäin enda kontost ilma ja siis küsitakse, kas 2-aastane autentimine sees ei olnud, et see on ikkagist siiamaani, isegi kuigi seda infot levitatakse. Ja Facebooki puhul ka jällegi, just näiteks Facebooki näitel oluline, et kui keegi teine, no lehtede puhul vist nagunii soovitatakse, et kui sul on see ettevõtte leht, et alati peaks olema vähemalt 2 administraatorit seal taga, on ju. Et mitte üks, et kui see üks ära häkitakse, siis ei olegi võimalik kuidagi enam päästa. Aga kui on 2 inimest, siis ehk annab veel midagi päästa, on ju. Ja teine asi ongi see, et alati üle küsida siis ka, et kas see teine inimene, kes sul seal on, et kas tal ikkagi on see 2-astmeline autentimine peal või mitte. Ja tihtipeale inimesed arvavad, et neil on võib-olla tehtud, aga siis hiljem selgub, et tegelikult ikkagi ei olnud. Ja üks asi, mis on veel, on oluline vaadata kindlasti enda meili üle, et mailboxil oleks peal 2-astmeline autentimine ka. Et kui näiteks oletame, et ettevõtjad, ma tean, ettevõtjad jagavad enda paroole tegelikult niimoodi, et neil on Google Drive'is näiteks ja ligipääsud inimestel ja seal on hästi oluline, et kõik need, kes pääsevad ligi sellele infole, et nendel oleks 2-astmeline autentimine sees. Milline on üldse kõige mugavam 2-astmelise autentimise äpp? Mida sina näiteks ise Hea, et sa kasutad? küsisid, ma juba unustasin ära seda rääkida. Et miks ma ostsin selle Proton tasulise versiooni oli sellepärast, et seal sees on juba see autentija. Ehk siis ma kasutan ühte rakendust 2 asjaks, paroolide hoiustamiseks, loomiseks, genereerimiseks, aga ka autentimiskoodid lisan sinna ära. Et enne seda kasutasin sellist asja nagu Auti. Google'il on Google Authenticator olemas, et tegelikult neid on ka jällegist igale maitsele, et samamoodi nagu neid paroolihaldureid on, aga minule just meeldib see, et üks seade, ma saan teha seal mõlemad olulised asjad enda jaoks ära. See on küll väga hea tähelepanek, et tõesti sa saad kõik ühte kohta panna, et sul ei pea mitut erinevat asja olema. Mina kasutan Protonis, võtsin sellise unlimited, mis tähendab seda, et ma kasutan ka mailboxi, mis on ka ära krüpteeritud ja seal Drive on ja see kogu pakett, kui ma ei eksi, oli natuke üle 100 euro aasta peale. Peab seda üle vaatama, et tegelikult kui jagada see kuude kaupa ära, et saad kasutada lisaks paroolihaldurile seda autentimisrakendust, Drive'i, Drive'is 500 gigabaiti, mis on päris suur maht, et kui keegi kasutab Google'it näiteks, et siis ta peab ka ostma mahtu juurde, et minu jaoks on selline uus avastus, on see Proton. Ja siis sisuliselt ütleme 9 eurot kuukulu selleks, et oma digiturvalisusesse investeerida ja vältida selliseid nii-öelda halbu olukordi, mis näiteid me oleme juba toonud, siis tegelikult see 9 eurot on väga väike raha. Just, ja ma arvan, et see on ka tegelikult hea selline argument, kui näiteks, mina olen väga palju liigun ringi assistentide seas, sest ma ise olen ka ju assistent ja et võib-olla oma teenust reklaamides isegi välja tuua, kuidas nad enda andmeid hoiavad. Ma arvan, et see on selline hästi oluline punkt, mida kindlasti eriti tänapäeval seda kajastada. Ja ma usun, et virtuaalsele assistendile, kes ühte ettevõtjat aitab, see võib olla ka päris hea, ütleme nii, nagu reklaami nišš, et sa oledki digiteadlik, sa oled digiohtudest teadlik ja sa ise oled hästi turvaliselt kaitstud nende asjade eest. Ja saab pakkuda välja ka kliendile, et kui ei ole see korras, ma teen selle sulle korda. See on, võtad ühe mure ära. Ja täpselt. Aga enne kui me veel lõpetame, kindlasti kõik tahavad nüüd oma paroole muutma minna, sest et kellelgi meil ei ole kunagi ideaalseid paroole, me ei taha ju tegeleda nende asjadega. Milline on üks hea parool, mille võiks endale määrata, et mitu tähemärki seal võiks olla või kui pikk ta üldse võiks olla ja mida see võiks siis sisaldada?
Öeldakse, et 13 tähemärki võiks olla ja peaks sisaldama suurt, väikest tähte, numbreid ja siis neid sümboleid. Aga ma isegi ei hakkaks siin nagu, ma täna tegin just postituse endale Instagrami, et selline, et võtad oma lemmikfraasi, näiteks, et minu koera nimi on Bingo ja siis võtad need esitähed ja siis muudad sa näiteks i, paned 1, paned sinna natuke numbreid, hüüumärke, et ei pea selle koera näitel, aga lihtsalt, et saab teha niimoodi endale tähendusrikka lause, esitähed või lõputähed üldse võtta või keskmised tähed, et kuidas sa ise soovid. Et niimoodi võib-olla jääb isegi paremini meelde, kui täiesti randoomne näiteks. Ja kuigi ma ütlen ka, et mina olen seal täiesti random parooli pähe õppinud ja See on tegelikult, võimalik. et see on võimalik. Et jah, väga super. Aga meie aeg on nüüd täis saanud. Ma tean, et sa pead edasi lippama kohe. Aga suur-suur aitäh, et sa täna laivi tulid. Ja kui sa soovid, sa võid anda meie kuulajatele veel häid soovitusi. On sul veel mõni mõte peas, mida me läbi ei rääkinud veel? Ma kutsun kohe inimesi lihtsalt enda seda Instagrami kontot jälgima ja uudistama, et seal on väga palju nippe, et kuni juuni lõpuni tuleb iga päev midagi põnevat ülesse. Ja see on kindlasti väga hea soovitus ja kes tahavad ka enda digiasjad, paroolid korda saada, siis kindlasti Triinu jälgida. Et mina võin ka käsi südamel öelda, et enne Triinu nii-öelda konto jälgima hakkamist ma nii palju ei mõtlenud nende paroolide ja turvalisuse ja kõige selle peale, et ma küll nagu jälgisin, mis paroole ma teen, aga kindlasti mitte sellise, kuidas ma ütlen, sellise tuhinaga, nagu ma praegust seda teen, et siis kui Triinu ikkagi pidevalt rõhutab seda, kui oluline see on, siis ma ikka jälle vahepeal mõtlen, et et ei tea, ikka peaks ikka selle või selle ära tegema selleks, et need asjad oleks paremini. Nii vahva, aitäh sulle, Margarita, iluste sõnade eest. Mul oli hea meel, kes tuli kuulama, kes järgi kuulab, et te panustasite oma aega siia täna meid kuulama tulla. Aitäh, aitäh. Suur aitäh sulle ka ja ilusat reedet kõikidele kuulajatele. Ja lähenevaid Tšau. pühi. Ja Tšau, tšau. just. Tšau.